Good stuff. Kuna on vaba esmaspäev, otsustasin tulla jooksma. Jooksen alguses, ma arvan, et kuni Suure Teeni, mis on umbes 1 miil ehk 1,6 kilomeetrit ja tagasi veel sama palju. Ma arvan, et see on alguseks täitsa hea, sest tegelikult päike on siin üsna kuum, niiskustase on kõrge, nii et keha väsib päris ruttu ja maastik on ka ikkagi üles-alla. Ma olen natukene jooksnud juba, tunnen, kuidas nahk on päris higine. Tuleneb siis sellest suurest niiskusest siin. Aga ja, mida muud teha vabal päeval, kui minna jooksma? Ikka trenni. Ma olen enamus trenni juba ära teinud, aga mõnda harjutust võib teile ka näidata. Ja, tagasi siin. Täna on palapäev olnud, palju sporti ja väike ujumine. Ja kui ma ütlen palju sporti, siis tõesti käisin jooksmas, tegin jõusaalis trenni, siis mängisime väljas pikalt kossu. Nii et terve päev higistanud, sporti teinud. Nüüd on aeg natuke basseinis lõõgastada ja muidugi väikese jätsiga. Et mitte siis pahandada mõnda kohalikku, sest et ma panin story, et tõene ameerikalik mac and cheese. Tuleb välja, et see ikkagi ei ole päris see kõige õigem. Et see on nii-öelda valgete inimeste versioon. Et siin on ka see, et paljud asjad on inimeste jaoks õiged, kui need on just nagu mustade retsepti järgi tehtud. Aga saan ka huvitavaid asju proovida. Mingid kaunad ja mingisugune oranž vili. Mul ei tule see nimi meelde, ma ei ole nimedega eriti hea. Aga maitseb peaaegu nagu kartul. Aga no, ma ütlen, et toit on väga hea. No ja mida muud ma ikka õhtuti teen, kui väike jooksutiir. Sama nagu tavaliselt. Tänase päeva puhul on meil ka minu ühed lemmikud asjad. Brownied. Jumaldan neid asju. Jumaldan seda kooki. Lihtsalt vastu pandama. Mida muud ikka teha peale pikka koolipäeva, peale head tennisemängu, ikka jooksma tulla. Teen väikse jooksu jälle, sama rada, mis eile, ilmselt sama rada, mis kuni maikuuni, kuni maikuu lõpuni. Ilmselt peale seda teen väikse trenni meie koduses jõusaalis. Nii et kui ma Eestisse tagasi tulen, no uus Ott Kiivikas valmis äkki. Aga kas teate, mis teeb päeva eriti heaks? Väike pizzategu. All right, Casper. Really important question to you. Papa John's or Domino's? Domino's all the way. Papa John's is shit because their pizza is so fat and their cheese has no taste and they have no tomato sauce. Domino's has no tomato sauce as well, but kedagi ei huvita. they have good cheese. Jennifer. Yes. Papa John's or Domino's? Ew, neither. Neither of them. So homemade. 100%.
nii et Domino's 1, Papa John's 0, kodutehtud 2, sest mina annan ka oma hääle kodutehtud pitsale, mida me ka praegu teeme. No, but you cannot judge a multiple choice. Ai, mulle see filmi maagia ikka meeldib. Teate, tegelikult mul on koduigatsus. Ma hakkasin keset pitsategu nutma. Tegelikult ei ole nii emotsionaalne inimene, aga pole midagi teha. See on valus. Ma igatsen teie kõiki. We need to finish the pizza. Can you cut up the onions and just get moving, please? Nagu ma ütlesin, koduigatsus. Ma igatsen neid. Ja valmis ta on. No come on, Kasper, pizza ketšupiga või? Täna on meil Becketi sünnipäevapidu. Kuna ta oma õigel sünnipäeval on oma isa juures, siis meie pidu on täna. Tulime Harlide juurde, teeme väikese basseinipeo, tal tulevad siia sõbrad külla veel. Kuid täna pole mitte ainult Becketi sünnipäevapidu, vaid täna on ka vanavanemate päev ning hommikul helistasin oma mõlemale vanaemale ja kokku rääkisime äkki 2 tundi. Sest no lihtsalt nii tore oli jälle näha ja minu pere on mulle kõige kallim asi siin maailmas. Ja ma lihtsalt jumaldan seda, kui palju me suhtleme ja kui hästi me läbi saame ning siinkohal ma tahan ka teile südamele panna, et helistage või kirjutage oma vanaemale, minge külla, kui vähegi saate, sest et nad on tõesti kallid inimesed ja me ju ei tea, kauaks nad meil on. Ning tänu neile oleme ka meie, sest et kui ei oleks neid, ei oleks meie vanemaid ja kui ei oleks meie vanemaid, ei oleks meid. Nii et ja kui teil on vähegi võimalus, minge kallistage oma vanaema ja öelge talle aitäh ja ma armastan sind. Nii et ja, aga sünnipäev, basseinipidu, Nerfi sõda, nagu ma juba olen aru saanud. Nii et ja, siin on meie vinge pidu. Hetkel oleme siin meie, ehk siis mina, Jennifer, Kasper, Beckett ja Nanni, ja siis on veel Becketi üks sõber. Aga jaa, vähemalt on selline mõnusam istumine, ilm on ilus, nagu te taustalt võite näha, siis päike paistab. Praegult möllatakse basseinis, varsti minnakse rohkem Nerfi sõja peale üle. Nii et ja täna tuli veel üks väga tore uudis. Nimelt mu ühe hea sõbra naine Eestis ootab last, nii et palju õnne ka neile. Ja see on märk, kuidas aeg lendab. Aga ja, mul on väga hea meel nende üle. Ja kindlasti, kui ma Eestisse jõuan, siis saab katsikule minna. Täpselt 9 kuu pärast jõuan mina Eestisse ja umbes 9 kuu pärast peaks neid ka laps sündima, nii et jaa, väga tore päev on olnud, väga positiivseid uudiseid täis. Alustades sellest, et minu vanaemadel läheb hästi, et nende tervis on ja lõpetades sellega, et siia ilma on siis oodatud veel üks tore inimene, toredate inimeste poolt. Ja tore päikesepaisteline päev, toredate päikest välja toovat uudistega.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nice. That was a pretty good blow. Congratulations. Yay! Becketi sünnipäev on peetud. Tulin jooksma. Palju külalisi ei olnud. Oligi Becketi parim sõber, tema ema, mina, Kasper, Jennifer ja Miss Harley ehk siis Nanny, kes on meil siin kui vanaema eest. Sünnipäeval midagi palju ei teinuki. Nautisime basseinis olemist ja suurt nervi seda ei olnud. Becketiga oma vahel peale tema sõbra äraminekut väikese sõja pidasime, et kaasa võetud nervipüstolid ikkagi oma otstarbe saaksid ära täidetud. Nii et jaa, ma arvasin, et see tuleb suurem pidu, aga vähemalt minul on küll nii olnud, et mida aeg edasi, seda rohkem meeldivad mulle need väiksemad peod. Nii et võib-olla on ta ka just pigem nende väikeste pidude inimene lihtsalt. No sa oled nagu Eerik Orgo, et sa trenni vahele kooki või? You can put in your calculator and you will get. Me oleme jälle selles mulle segadusi tekitavas poes. Aga nüüd me ei tulnud mitte siia shoppama, vaid selleks, et teha omale ära tervisekontroll, et saaksime koolis sportidega tegeleda. Noormees, võtke prillid peast. Et ma saaksin minna ka tennisetiimi. Noormees. Nii et ja vaatame, kas mu tervis on korras. Ja üks asi on see, et ma saan allkirjad, et ma võin teha Võtke päikseprillid peast. suuremat sporti. Ja teine asi on see, et ikka on hea ju lasta ennast kontrollida, kui hea tervisega sa oled ja kui korras on sinu füüsiline vorm. Lähme vaatame, kas ma olen terve ja heas füüsilises vormis või mitte. Noormees, võtke oma päikeseprillid peast. See on siseruum, jumal hoidku. Mis kombed need on päikeseprillidega siseruumis? Võtke kohe peast ära. No muidugi kohe alguses metsikult paberitööd, mida peab täitma. 4 lehekülge pabereid. Õnneks ei ole kahepoolsed. Näe, kuulaski. Nii et jah, enne sisse ei lasta, kui need ei ole täidetud. These nuts. Nii, paberid täidetud ja nüüd lihtsalt ootan oma korda. Praegult on Kasperi sees, sest et ka tal oli vaja seda teha. Nii et nüüd ma lihtsalt ootan ja juba vist minka kutsutakse. Jõudsin siia kabinetti ja nüüd vaadatakse mul kiiret üle siis kaal, pikkus ja pärast seda lähen kõrvalkabinetti, kus siis vaadatakse üle mu silmanägemine ja vererõhk. Nii et jah, lihtne, selline põhikontroll. Tuleb välja, olen terve nagu härg, kuigi vererõhku mõõdeti umbes täpselt 3 korda, 2 esimesel korral siis nii-öelda mobiilse aparaadiga ja viimane kord siis nii-öelda sellise vanakooli aparaadiga. Ja viimane kord oli see okei, esimesed 2 korda oli ta kõrge, aga öeldi, et see võis ka sellest tuleneda, et see õde, kes seal mul neid esimesi nii-öelda teste võttis, oli ukrainlane ja ma rääkisin temaga terve aeg. Nii kaua, kui me seal kabinetis olin, terve aeg rääkisime ja mitte ainult meditsiinist, vaid ka niisama elust ja kõigest. Väga tore naisterahvas oli. Ja tuleb välja, et sellel masinal ei meeldinud see, kui ma rääkisin samal ajal, kui nii-öelda mul näitusid võeti. Nii et jaa. Aga paberite järgi terve kui härg. No ja muidugi, kuidas teistmoodi tähistada edukat meditsiinitesti läbimist kui pitsaga. Parim asi, mida teha peale tervisekontrolli, on tulla ikkagi jooksma, et tervis püsiks tugev ja hea. Aga ma olen nõus,
täna ma jooksen, ma arvan, et 2 korda kiiremini kui muidu. Sest et mul on kõht nagu megatühi, aga ma ei tahtnud tulla täiskogu jooksma. Nii et ja kiiremini süüa saada, peame täna lihtsalt kiiremini jooksma. Aga ma näen seda toitu enda silmis. Ma jooksen selle poole ja ma tean, et raja lõpus ootab mind võib-olla juba jahtunud, aga hea pitsa. Ja ma tegin seda ära umbes 1,5 korda kiiremini kui muidu, aga see oli seda väärt. Imeline, lihtsalt imeline. On laupäev ja on pesupäev. Peseme ära kõik oma riided sellest nädalast. Meil on tulnud kombeks teha laupäeviti pesupäev ja täna paneme ka kõik voodiriided pessu, sest et jah, nendega on juba magatud küll, nii et tahaks midagi värsket uuesti. Et jaa, laupäevane pesupäev. Mõtlesime, mida muud ikka kodus teha, kui koristada natuke. Järgmises osas külastame kohalikku kogudust, sööme Ameerika purksi ja ehitame linnumaja. Näeme juba järgmises episoodis.